Minu käes on Eesti torupill. Vanasti nimetati seda pilli tuulepilliks, kotipill. Tänapäeval on üldlevinud nimetus ikka torupill. Millest siis üks Eesti torupill koosneb on puhumistoru, sõrmiline, burdoonid ja õhukott või tuulekott. Puhumistoru on selleks, et puhuda tuulekotti õhku ja puhumistoru otsas on üks klapp. Kui sa puhud tuulekotti õhku ja hakkad pigistama, siis see klapp takistab õhul tagasi suhu voolamast. Siis torupillil on tuulekott. Seda tuulekotti vanasti tehti hülgemaost või mõne muu suurema looma maost või nahast pargitud. Ja tänapäeval on ka meister püüdnud seda sama maokuju säilitada, et ta on üsna sarnase kujuga, mis ta oli vanasti. Aga nüüd siin koti sees on eraldi veel üks õhkupidav Koreteks materjalist kott ja peal on siis töödeldud loomanahk või meister ütleb isegi, et siia võib ükskõik mis riidest pealis materjaliga koti õmmelda. Siis õhukotil on sellised augud sisse tehtud, mis omakorda siis on ühendatud erinevate torudega ja siin ongi sõrmiline ja sõrmiline on see siis, millega saab mängida meloodiaid. See on puidust toru, kus on augud sees, sõrme avad ja neid saabki järjest kattes siis erinevaid helisid mängida. Sõrmilisel on ka D-häälestaja. See käib siit lihtsasti keerates ära, aga saab ka tagasi panna. Nüüd edasi, kui vaadata, siis on burdoonid. Ajalooliselt olnud nii, et on kas üks, harva kaks ja väga harva tegelikult 3 burdooni. Siin on G, D ja madal G. Need 2 G-d on siis oktavis, see on siis kõrge ja see on madal. Burdoonidel kõigil on siin veel sulgur, burdooni sulgur, et kui sa ei taha mängid mõnda lugu ja ei taha, et madal G burdoon bassiheli siin kõlaks, siis paned selle sulguriga kinni. Samamoodi võid ka avada. Siis, kui on juba 2 burdooniga pill, siis arvatavasti see teine burdoon on D ja D burdoonil on meister teinud juurde veel E-häälestusnuppu. See tähendab seda, et kui sa siit keerad ühe ava lahti, siis õhk hakkab siit poole pealt välja tulema ja tekib E-burdoon. Ja seda saab siis ka kinni keerata. Nüüd burdoonide otsas on veel ka sordiinid, mis mahendavad seda bassiheli. Ja iga burdoon veel koosneb siis 2 torust omakorda. Saad neid lahti võtta ja kinni lükata oma vahel. See tegelikult on üks häälestuskoht, et sa saad madalamaks ja kõrgemaks häälestada. Kõikidel nendel torudel, sõrmilisel kui ka burdoonidel, on sees nende hing. Siis sellest siis tegelikult tekib üldse heli. See on piuk ja piugu peal on keel. Vanasti tehti neid keeli roost. Võtsid pilliroo, tegid sälu sisse ja hakkas helisema ja panid sõrmilise otsa. Tänapäeval meister teeb kas puuklotsi peale puiduskeele või võib ka kasutada juba plastikmaterjale. Minul on plastikpiuk ja keeleke siin peal on süsinikfiiber materjalist. Ja kõikide nende burdoonide otsas on samasugune keel ja piuk ja sõrmilise otsas. Ja veel on võib-olla selline pael, hoidepael, et millega siis burdoone inimese külge riputada. Et kas panen siis üle, minul on endal on niimoodi kaelas 3 burdooni. Olen näinud ka, et on mõnusasti õla peal. Või kui on vähem burdooni, siis võib olla ka tegelikult siin lühem pael niimoodi käe peal. Et seda kõike saab juba oma mängumugavust arvestades siis sättida, millist paela sa endale soovid. Ja need ongi osad, millest koosneb Eesti torupill.